Eesti Jahimeeste Seltsil on täna külas kindral Riho Terras, endine Kaitseväe juhataja, ja sinu karjäär Kaitseväes on tegelikult, ma võrdaksin seda Eesti riigi ülesehitamisega, et 80. aastate lõpus sa ajalootudengina osalesid aktiivselt kõikvõimalikes aktsioonides, mis sillutasid teed Eesti vabadusele ja õppisid Saksamaal kutseliseks sõjaväelaseks ja kuni sinu karjäär kuni Kaitseväe juhatajani välja. Aga nüüd võib-olla Eesti jahimehed teavad vähem seda, et tegelikult oled sa olnud juba päris pikka aega ka ise jahimees, et see on üks sinu elus olnud nagu oluline hobi. Ja võib-olla räägikski täna sellest sinu jahipidamisest ja sinu hobist, et millal sai sinust jahimees ja kaua sa oled jahimees olnud ja kus sa jahimehena tegutsed ja et räägi võib-olla sellest poolest. Ma ülikoolis sain tuttavaks ühe tütarlapsega, kellega ma siiamaani abielus olen. Sellest on nüüd 30 aastat möödas ja tema isa oli tuntud vettarst Kohilas, Risto Rande, ja tema oli see, kes mind esimest korda jahile kaasa võttis kui väimuspoega. Alguses olid need puutumused pigem sellised ajus ja käimised või siis näiteks sööda viimised ja nii edasi. Aga ametlikult jahimeheks ma päris täpselt ei mäletagi, aga kas 99 või 2000 oli siis see, kui ma jahimeheks ära tegin ja Kohila jahiseltsi liikmeks astusin. Ja olin samal ajal ka Meeksi jahiseltsi liige Lõuna-Tartumaal, kus mul olid mitmed sõbrad ja see oli päris tore aeg. Meeksi jäi pisut kaugele, kui asi läks aktiivsemaks. Nii et olen Kohila seltsis tänaseni, aga jahil olen käinud ka palju oma sõprade juures Varbolas ja ka siis kaitseväelaste ja jahimeeste ühisselts Nahel. Nii et need on need piirkonnad ja see on see taust. Kohila on kindlasti mulle kõige paremini ja lähemini tuntud, kus ma iga metsatukka ja nukka tunnen ja see on mu tänasest koduelamisest 20 minuti autosõidu kaugusel, nii et ei ole harvad need suvehommikud, kui ma kusagil 3-4 ajal välja sõidan ja siis kenasti õigeks ajaks tööle jõuan. Nii et metsas sellest hoolimata oled sa jõudnud päris palju käia? Olen püüdnud käia ja mulle meeldib hästi. Kahjuks nendesse ühisjahtidesse sügisel jõudsin viimasel ajal üha vähem, aga suuremates jahtides olen ikka osalenud ja algusjahtides olen püüdnud kohal olla ja kogu see jahi teema on mulle selles mõttes väga oluline olnud, kuna ta annab suurepäraselt võimaluse ennast täiesti igapäevaelust tühjaks laadida. Et ma olen ikka rääkinud, et minu üks lemmikasju on ajus olla, et siis kui sellises põdra ajus, mu lemmik aastaaeg või lemmik ilm on november ja mulle sobib ka, kui on väike lörts või porine, see kuidagi tekitab sellise hea tunde vähemalt pärast seda kodus saunas olles. Et ma arvan, et see on oluline. Aga mulle meeldib ka väga augusti hommik kusagil pukis istuda. Et see erinevate maitsetaimede lõhn ja hääled ja see muidugi jaht on ka selle juures oluline, aga ainult see rahus istumine on väga tähtis. Nii, et sul ei ole oluline nagu saagiga koju tulla, vaid on ikka. Kuna ma ise olen ka peanest päris heaks kokaks ja mulle meeldib teha vorsti, et nagu selles mõttes mitte ainult lihatükki töödelda, vaid ma olen teinud ise kõiki erinevaid vorste kuni Baieri valge vorstini välja, mis on päris keeruline protsess.
sul on kõik need vorstiseadmed? Mul on kõik sellised kodutarbeks tehtavad seadmed olemas jah, et tean, kust soolt saab ja tean, kuidas vorst koos püsib ja tean tegelikult ka, kuidas vorsti tehakse, eks. Mis siis kõige parem vorst on? No mulle endiselt, ma arvan, on siiski kõige keerulisem teha ja kõige parem on see Baieri valgevorst, mida ei tohi keeta, mida ei tohi küpsetada, mis on sellise 90-kraadises vees kergelt soojendatud varahommikul. Kuna ma ise olen Münchenis 4,5 aastat elanud, siis see sai mulle seal kuidagi väga lähedaseks ja siiamaani maitseb väga hästi. Seal muidugi ei ole jahisaagilisi. Mis jahti sulle kõige meelsamini pidada meeldib? Ma pean tunnistama, et mulle meeldib pukis istuda, mulle meeldib linnujaht, et mul on selline traditsioon tekkinud, kus ma oma Leedu sõpradega ja Eesti sõpradega käime hanejahis Aseris, kalda peal seal nii-öelda. See on väga tore jaht, palju pauku ja mitte alati väga palju linde. Kui keegi arvab, et linnujaht on lihtne ja nii mõned on seda isegi siin Tapatalus kutsunud, siis peaks korra ise minema ja proovima seda lindu sealt alla saada. Et tegelikult on see selline väga sportlik ka ajaviide, sellepärast, et laskesport, kuna ma olen Laskurliidu president, siis ka esindan jahilaskureid ja nendega on hea koos jahis käia, sellepärast, et tulemus on alati parem, kui nad ka tammas. Jahilasketiirus on sul ka aeg-ajast käia olnud? Harvem, jah, võiks rohkem käia. Üritan enne linnujahi hooaega ikkagi paar korda käia, et see tunnetus jälle tagasi saada, aga kahjuks sinna väga tihti ei jõua ja selle jahilasketiirudega on üldse Eestis väike probleem, et ega neid väga palju neid klassikalisi olümpia jahilaskmise tiirusid enam ei ole. Käid Männikul või? Jaa, käin Männikul. No, kui sa olid Eesti Kaitseväe juhataja, siis kindlasti oli sul palju ka välismaa kolleege, kes on samuti jahimehed. Neid kogemusi said ka nende aastate jooksul vahetada või jahtides käia või? Jaa, et kindlasti Põhjamaades, Soome, Rootsi, Taani on see jahindus ka kaitseväelaste hulgas väga populaarne ja ka kõik kaitseväe juhatajad on olnud ka jahimehed, et olen kutsunud neid ka Eestisse jahile. Mul on head sidemed olnud Briti maaväelastega, kes on ka siin Eestis käinud mul külas jahil, kes seda jahti väga armastavad. Nendel Inglismaal on jahid teistsugused, et nende jaoks on see ka niisugune kogemuslikult vahva ja Saksamaal on jahi käinud. Ütlesid, et sinu jahimehe tee sai seal Kohilas alguse. Et siiamaal oled nagu seal? Ja Kohilas on siiamaal. Ja. Kui palju Kohilas seal mehi on, kes aktiivselt jahti peavad? Ja aktiivselt see kokku see, ütleme, esimeseks ajuks mingi 4-50 meest tuleb kokku. Ikka täitsa tublisti ja noori mehi ka juures ja täitsa tore. Et see lisaks su pingelisele ametile oli selline mahalaadimise koht sulle? Jaa, aga veel kord, et rohkem ja lihtsam on ju käia üksinda niimoodi sokku varitsemas näiteks või seadukis istumas, et siis ei sõltu millestki. Neid vabasid nädalavahetusi, kui sa pajusse minna, lihtsalt ei ole viimasel ajal väga palju olnud, aga ma loodan, et tulevikus on see ka rohkem või. Jahikoera võtmise mõtet ei ole sul olnud? Oi, mõtet on kõvasti olnud, aga selle koera võtmisega on läinud niimoodi, et seal mängivad teised pereliikmed ka oma osa ja ma olen aastaid tahtnud ja rääkinud Eesti pagija võtmisest, aga tulemuseks olen täna, või meie pere on täna 3 kuuse, nüüd juba 3,5 kuuse Bostoni Terrieri omanik ja see päris jahikoer ei ole. Aga ilmselt ka jahikoera võtmine oleks minu elustiili ja pere elustiili juures
praegu natuke ennatlik, et selle jahikoeraga tuleb tegeleda ja jahikoer peab jahil käima. Ja selleks täna ilmselt väga palju aega ei ole, aga mu äial on olnud pikakaruline taks kõik need aastad, mis ma selles peres olen liige olnud. Kui sa oled Laskurliidu president, et kas siin on ka selles ametis midagi jahimeestega mingid tihedamat? Eks need olümpiajahilaskurid on omaette kategooria. Eestis lihtsalt on, et konkureeriv jahiselts on Sportingulaskjad, seal on rohkem jahimehi, kuna see on natukene lihtsam, natukene võib-olla atraktiivsem, kergem, siis on seal rohkem jahimehi, aga meie jahilaskurid on, olümpiajahilaskurid on ju jahimehed ja see puutumus selle tõttu on täitsa olemas. Ma ütlesin, et nendega on lihtne käia linnujahil pool. Aitäh sulle!